Alles möödunud nädalavahetusel ma rääkisin teile Saue inimeste murest puhta joogivee pärast ja see mure on nii suur, et siinsed inimesed haigestuvad ja satuvad lausa haiglasse. No vahepeal on möödunud 3 tööpäeva, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev. Koos on käinud nii kriisikoosolekud kui ka vallavolikogu ja ühtlasi on tõdetud, et ega sellele probleemile sellist kiiret lahendust ei olegi. Mis on täna olnud küsimärk on see, et kinnistute vee kvaliteet on seotud kinnistutele rajatud puurkaevudega, mis ei ole ühendatud ühisveevärgiga. Ehk ühisveevärgi vesi täna ja ka eelnevalt on olnud puhas ja tervisele ohutu ja täna tegeleb siis Saue vald koostöös meiega sellega, et selgitada välja, kuidas on kinnistute puurkaevud siis saanud reostatud, sest täna teadmine on see, et see vesi seal ei ole joogikõlbulik ja vald on ka andnud sellise sõnumi nendele kinnistutele, kes ei ole ühisveevärgiga liitunud ja kes tarbivad siis vett enda puurkaevudest. Linnarahvas esmajärjekorras peab ennast ise kaitsma ja selleks on ainuõige tee on liituda ühisvee- ja kanalisatsiooni võrguga, mida on olnud võimalik teha 15 aastat ja nüüd on lihtsalt olukord, mis näitab, et on viimane aeg seda teha. Seda sama aega pole ametkonnad raisanud. Töölekke koha või lekke põhjustaja leidmiseks on juba tehtud. Me oleme korraldanud kogu selle piirkonna kanalisatsiooni kaamera uuringu ehk vaadanud need torustikud kaameraga üle ja filminud, kas seal kuskil torustikes on mingisugused auke, mille kaudu võib siis kanalisatsioon sattuda pinnasesse. Ja tänaste uuringute põhjal me saame kinnitada, et ühtegi auku torustikus ei ole, torustik töötab normaalselt, kanalisatsioon voolab ära ja seal ühtegi põhjust tuvastatud ei ole. Lisaks on vald koostöös ehitajaga tegelenud sellega, et kas siis ehituse käigus võis juhtuda nii, et osa kanalisatsiooni läks pinnasesse ja seetõttu reostusid need kaevud. Ehitaja on täna kinnitanud seda, et tema ehituse käigus ühtegi kanalisatsiooni leket ei olnud. Aga üldiselt tuleb tõdeda, et tiheasumi keskkonnas oma madalate puurkaevudega ei saagi arvestada, et vesi jääb puhtaks. No kohalikud elanikud ütlevad ka, et kahju on sündinud, et 75 majapidamist vaevleb kõhuvalude, oksehoogude, mille iganes käes. Mis on valla edasine tegevuskava? No mina ei tea, kust pärineb number 75. Kindlasti on haigusjuhte, meieni on need jõudnud umbes 8. Ega olnud olematuks ei tee. Inimesed on ise oma riskid võtnud, kui nad on jäänud oma puurkaevude ja kohtkäitlussüsteemide peale. Meie saame täna teha seda, et julgustada inimesi liituma ja mida me oleme kiirkorras teinud ja mida ma olen ka varem ütelnud, et kellel on jooksvalt vaja tarbevett või joogivett, siis selle kättesaadavus on trasside ja paakide pealt tehtud. Vallavanema sõnum on täna see, et Saue on investeerinud juba aastaid tsentraalsete liitumispunktide väljaehitamisesse, ometi on piirkonnas circa 250 siiani liituvata kinnistut. Liitumine ühisveevärgiga on tasuta, tõsi, kinnistu omanik peab rajama ise kinnistusisese osa. See, mida kohalikud täna vallavalitsusele ette heidavad, on aga puudulik kommunikatsioon. Kriisis peavad olema väga kiired otsused, mis sa teed järgmiseks, kuidas sa käitud, sest et ma ei välista, et siin on veel teadmata inimesi, kes lihtsalt ei tea, tarbivad vett, ei saa aru, mis nende tervisega toimub. Sest minu mehel on tõenäoliselt tüsistused jäädavad ja me nüüd läksime uute arstide juurde, sest siiamaani pole korda saanud. No teil on veepaagid toodud tänava otsa, eks ole, ja teie pere vist on hakanud ka liituma ju ühisveevärgiga või? Ja meil on aga nüüd on jällegi see koht, et ma ei ole saanud ju, nüüd mul pole üldse 3 päeva vett. Sest vaata, kui sul tehakse uut liitumist, siis sa ei saa. Ja meil ju nüüd kloori ja kõige sellega pestakse torusid läbi, mis tähendab seda, et sa ei tohi üldse vett tarbida, ju. Aga kui ma oleks teadnud seda 6 aega ette, ma oleks saanud planeerida. Aga ma olen rase, mul on tööd, mul on asjad ja kui sul on isegi need kanistrid seal, aga sul ei ole tervist. Eks peamine sõnum Saue veesaaga puhul ongi. Kohalikud elanikud viimane aeg on liituda tsentraalse veevärgiga ja see ongi parim viis hoida oma pere tervena.